rääkida teehoiu kvaliteedi juhtimisest. Ja nagu teate, teehoid ei ole mitte ainult teehooldus, see on ka projekteerimine ja ehitamine. Ja mina olen peaasjalikult asjalikult tegelenud projekteerimisega ja seda nii siis konsultandi poole peal erinevates firmades kui ka siis olnud Maanteeametis 4,5 aastat. Et viimased 5 aastat siis Rambolis selle koha peal, kus ma praegu olen. Me oleme täna rääkinud palju kvaliteedist, kuid me ei ole veel defineerinud, mis see kvaliteet on. Et ma tahaksin sellest alustada, et rääkida tõepoolest probleemidest, mis on just nii-öelda projektide puhul, mitte siis teehoolde puhul ja teha väikese sellise analüüsi ja pakkuda siis tõesti mõningaid nõuandeid, soovitusi, kui sinnamaale jõuame, sest 18 minutiga ma kardan, et ma jään hätta. Aga ka mina ei taha minna isiklikuks ja pigem ma pean väga lugu kõigist nendest inimestest, kes süsteemis töötavad, kuid süsteemil on omad puudused, piirangud ja nendes piirangute see vahel nii-öelda inimestel on selgelt nagu keeruline teha head asja. Küsimus oli selles, et kas tahetakse pigem, et millised on nagu need võimalused. Te kõik teate tegelikult kvaliteedi definitsiooni. Küsimus on ainult, et kas me alati mõistame õigesti, kes on klient ja mis on tema ootus. Ja klient on lõppkasutaja. Klient see olen mina, see olete teie. Klient on ka see Poola rekkajuht, kes Narva piiripunktis loodab, et tal oleks mingid olmetingimused. Klient on ka see Soome turist, kes oma kohvritega üle Põhjavälja kõmbib, sellepärast, et ta ei usalda Tallinna taksoteenust. Klient ei ole rahakott. Ja väga sageli me paraku eksime selle elementaarse tõe vastu. Nii tellijana peame ennast kliendiks kui ka ettevõtjana peame rahakoti kliendiks. Mis siis on see kliendi ootus? See on teatud funktsionaalsus, et ma olen siia välja toonud 6 sellist põhilist funktsionaalset omadust, mis teedel peaks olema. Kindlasti võib neid siia lisada. Üks oluline asi, mis võib-olla siit puudub, on tähtaeg, aeg, et millal me seda teenust saame. Aga kuidas me elus tegelikult on? Et siin alguses me kuulsime ühte vihjet Vaida jalakäijate viadukti kohta, et see on viadukt, mida kasutab üks inimene. No, see on väikene lõks, et inimesed, kes kasutavad seda põhimaanteed sõites linnast linna, nad tegelikult ei näe seda, mis toimub tee ümber. Et tõepoolest, seal silla ühes otsas paikneb ainult üks inimene, üks elamu, aga kui meil seda silda ei oleks, siis meil ei oleks võib-olla ka seda ühte inimest enam, aga tegelikult on meil teisel pool teed terve alevik, kelle jaoks teisel pool teed on suvituskoht. Ja see sild on tegelikult suvisel ajal väga aktiivselt kasutatav ja äärmiselt vajalik, kui teda ei oleks, meil oleks täna kurb statistika. Samal ajal me ehitame Ikaspalusse täna tunnelit, mida tõepoolest kellelgi ei ole vaja. Ja miks? Ei tea. Oleme küsinud kohalike inimeste käest, et kas seda tunnelit siia, sellesse kohta on teil vaja. Ei ole. Vallad ütlevad, et meil on vaja tunnelit teise kohta, aga me ikkagi ehitame ta siin. Analüüsiks seda süsteemi natukene, et mis juhtub kliendi ootusega. No, see on teada, et teedeehituse tudengid joovad õlut. Putin ka joob õlut. Kui minul on õlleisu, siis ma lähen poodi, valin leti pealt sobiva õlle, maksan ja saan seda, mis ma tahan. Kui nüüd on session läbi edukalt ja oleks vaja tähistada, siis väga mõistlik ei ole, et terve grupp, eks ju, ühe kaupa läheb poodi õlle järgi, igaüks ostab nendele siis sobivat õlut. Konsoliteeritakse nii-öelda hange ja vaja on tellijat. No, valitakse siis endi seast sobiv
isik, kes läheb õlle järgi, rahad pannakse kokku ja tuuakse seda, mida vaja. Aga küsimus selles, et kas see tellija, see üks mees, kellele usaldatakse see raha ja see ülesanne tuua õlut, oskab küsida ühte küsimust. Millist õlut te soovite? Tavaelus ilmselt tudengitel ei teki probleemi, leitakse see õige tellija ja tuuakse õiget õlut. Meie elu on natuke keerulisem. Meil ei ole tegelikult võimalik valida tellijat, et meil on hoopiski mingisugune nõukogu, on poliitikud, kellele me peaksime oma soovi edastama. Aga poliitikud, nagu te teate, väga lihtrahvast ei kuula. Demokraatia viljastavates tingimustes toimub asi nii, et poliitikud ütlevad meile oma tarkusest, mis on hea. Me saame siis vaadata, et kelle ettepanekud on sobivad, teeme oma otsuse ja tulemus on see, et rohkem meievahelist nagu sidet ei ole. Sõlmitakse koalitsioonileping, millest ka eelnevalt oli juttu ja selle põhjal siis makstakse sellest meie suurtest maksudest väikene raha teenuse pakkujale, kes siis osutab meile seda teenust, mida poliitikud on tellinud. Eelmisel nädalal saime lehest lugeda, et olukord on veelgi keerulisem. Meil on olemas huvitatud ettevõtjad, kellel on ka ootused ja kellel on ka raha. Kes toetavad parteisid ja seda kaudu siis lobistavad ja soovivad ka teatud teenust. Mis on kurioosum, et me oleme jõudnud täiesti uuele tasemele, et need ettevõtjad on aru saanud, kellest tegelikult kõik sõltub teenuse pakkujast, tuleb otse temale maksta ja tellida seda, mida mul vaja. Ja mis siis juhtus selle kliendi ootusega? Kvaliteedi tagamise 7 töövahendist üks on see Ishikawa kalaroog, mida te kõik ilmselt igapäevaselt kasutate oma probleemide lahendamisel. Et see mitte ei tähenda seda, et kala mädaneb peast, mis tegelikult on ju tõsi, vaid seda, et tuleb leida alati igal probleemile algpõhjus. No ma ei jõua nende algpõhjustega, aga ma püüan nagu nende põhjuste gruppidega tegeleda. Ja üks on see, et pakkujad, ettevõtjad, me oleme natuke omaette. No vaadake, mis me teeme. Et me peaksime aru saama, kes on see lõpptarbija tegelik klient ja temale pakkuma teenust ja mitte kummardama telli. Ja teine asi, hind, millega oma teenust müüme, peegeldab meie väärtust. Tänastes hangetes, projekteerimishangetes tuleb välja, et seda väärtust ei ole. Teine pool, ettevõtjad ei loo seda raamistikku, neid mängureegleid, milles me tegutseme. See tuleb riigi poolt, poliitikute poolt, ametnike poolt. Ja no, see tõesti ei kannata mingit kriitikat. Meie normid on tegelikult 30 aastat vanad, mille järgi me tänapäevaseid teeprojekte teeme ja need hanketingimused on niivõrd vigased ja vastuolulised, et nendest põhjal saabki ainult vaielda. See kõik on viinud selleni, et täna väga paljudes projektides kohtame sellist nähtust nagu halduskiuslikkus. Et lepingud, mida me kasutame, on väga ettevõtja vaenulikud ja ettevõtjal ei ole võimalik tegelikult nendega mitte midagi öelda, sest need on hankes ette antud ja seal midagi muuta ei saa. See on tõsise probleem, see on süstemaatiline probleem, et tegelikult kõik need toredad inimesed, kes süsteemis töötavad, nad ei näe seda lõpptarbijat alati, nagu siin olen kuulnud, tõepoolest teehoolde puhul ka Maanteeamet ise on teinud lõpptarbija rahulolu uuringuid, aga ma näen, et just projektide ja ehitusprojektide puhul on see side keerulisem, milliseid projekte ja kuidas neid tehakse. Aga progress on vältimatu, linti peab lõikama, linnukese peab kirja saama ja see, kes siin nagu takistab, on selgelt nagu süsteemi vaenlane. Aga võib-olla mäletate siin aasta või paar tagasi
oli see Rimi juhtum, kui Rimi võttis lettidelt ära kohaliku liha. Tekkis nii-öelda Facebooki kommuun, selline kõva avalik surve, et tuleb müüa kohalike tootjate liha. Lihad on lettidel tagasi. Ma näen, et me tasapisi liigume sinna, et ka teekasutaja hakkab oma nii-öelda soove järjest tõsisemalt nõudma. Et ma ei tea, kui palju te olete näinud, Raplas valmis üks teelõik, mida ammu ju oodati, aga siin on üks selline asi, et ega klient tegelikult ei tea, mida ta tahab, enne kui ta on näinud seda, mida ta saab. Nagu ütles Henry Ford, et kui ma oleks kuulanud klienti, siis ma oleks pidanud andma neile kiirema hobuse. Samamoodi täna kõik need tehnikavidinad, mis meil kasutada on, need on kellegi nägemus. Et Steve Jobs kujutas ette iPadi 30 aastat tagasi. Täna on see meil olemas. Ja me oskame seda küsida. Aga küsimus on, kes täidab need kliendi ootused? Kui me jätame kõrvale selle tellija, siis on selge, et kõigis nendes funktsionaalsetes omadustes on see projekteerija, kellest sõltub lõppkvaliteet. Küsimus on see, millega tegeleb ehitaja ja sellest me räägime nagu kõige rohkem. Ka täna suurem osa ajast on kulunud selle ehitamise teemale. Seda graafikut olete kindlasti korduvalt näinud erinevatel konverentsidel, seminaridel, õpikutes. Otsustuskõver. Mis hetkel pannakse paika see, palju miski maksab. Kõik otsused, mis me teeme võimalikult varajases faasis, määravad tegelikult meil selle ehitise elukaare kogu maksumuse. Et siin on erinevad stsenaariumid, milline nendest valida, see sõltub kõik sellest, millise esimese sammu me teeme. Lubage ma natuke spekuleerida. Täna Aruvalla Kose-lõiku ehitatakse olemasoleval trassil ja selle lepingu hind on mingi 54 miljonit eurot. Mis oleks, kui oleks kaalutud ka teistsuguseid trassi? Näiteks sellised. Need on täiesti hüpoteetilised teoreetilised trassid. Kui punane trass on 14 kilomeetrit pikk, siis sinine ja roheline oleks vastavalt lühemad ja teoreetiliselt võttes lihtsalt protsentuaalselt sellest tänasest lepingust raha maha, võiks olla see teelõik 7,3 miljonit odavat. See ei ole veel kõik. Kui meil täna on maantee sellises väljakujunenud keskkonnas, kus kahel pool teed on majapidamised, elavad inimesed, siis me oleme otsustanud täna siis olemasolevad trassidel teed rekonstrueerida ja kõigepealt lammutada ära olemasoleva tee, mis on täiesti korras, heas korras, küllaltki uue kattega ja laiendada seda siis nende elamute õuele. Aga mis oleks, kui me oleks teinud selle uuele trassile, meil oleks olemas olnud juba nii-öelda see kogu ja tee, kohalik tee, kus oleks kohalik liiklus ja me oleks veel täiendavalt hoidnud kokku circa 15 miljonit eurot. See on spekulatsioon, võib-olla see oleks olnud 10 miljonit, mis iganes, aga ma hindan, et kuskil 40% me maksame täna üle, sellepärast, et me oleme alguses teinud valiku, et me rekonstrueerime selle tee olemasoleva trassi. Eelprojekti koostajal ei olnud isegi võimalust alternatiivi kaaluda, sest see oli lähteülesandega ette öeldud, et see on nii teha. Ja see pole veel kõik. Liiklusohutus. Selles projektis kahjuks on sellised lahendused, mida tegelikult ei saa nimetada lahenduseks, sest lahendus, mis ei tee liiklust ohutumaks, ei ole lahendus. Vähemalt minu filosoofia on selline. Selle projekti kohta on tehtud liiklusohutusaudit, mis on selgelt öelnud, et sellise kujul tee ehitamine on ohtlik ja seda ei tohiks teha. Aga me ikkagi teeme. Ja kuigi meil täna oleks ka veel võimalus teha otsust, me ei tee seda, sest meil on lepingud ja meil on igasugused muud dokumendid, millest tuleb kinni hoida ja mitte lahti lasta. Mis siis sai sellest kliendi ootusest?
ohutust meil ei ole, esteetikat ei ole, toimingust ei ole, säästlikkust ei ole. Kestlikkus, need 4 rada, need kestavad kaua, sellepärast, et 4 raja läbilaskmus on kuskil 60-70 000, täna on seal liiklust 15 000, 20 aasta pärast võib-olla on 25, nii et seda nii-öelda jätkub küll. Võib-olla need ohtlikud kohad siis lõpuks likvideeritakse ära sealt kõrvalt, aga see maht on tegelikult suhteliselt väike. Küsimus, see nüüd sõltub suuresti ehitajast, aga täna näitab elu ka, et väga palju sellest, et kui palju tellija laseb inseneril ja töövõtjal oma professionaalset tööd teha või kui palju ta seda takistab. Aga kuidas me selle tulemuseni jõudsid? Siin on, ma ütleks, 3 suuremat põhjust. Üks on see, et me oleme andnud sellised raamistatud lähtetingimused konsultandile, et palun tee see asi siia, Ikaspalu tunnel siia ja sattus projekteerijaks tõepoolest selline projekteerija, kes luges nii-öelda punkthaaval see linnuke kirjas tehtud. Ma tõin siia näiteks minu lemmikarhitekti ühe töö, Bert Ingels, kes on ka siis Tallinna uue raekoja autor või tema büroo, mitte tema isiklikult, on selline arhitekt, kes alati kipub ignoreerima lähtetingimusi. Ja ta lähtub hoopis sellest, mis on lõpptarbija vajadus. Ja Taani meremuuseum tegi siin mõned aastad tagasi arhitektuurikonkursi ja ainult Bert Ingels oli see, kes keeras nii-öelda need lähtetingimused tagurpidi. Kui lähtetingimused ütlesid, et sellesse vanasse dokki tuleb teha muuseum sinna doki sisse, siis Bert vaatas, et aga see dokk ise on ju väga suur väärtus, mida inimesed võiksid vaadata, kui paljud teist on käinud laevadokis. Ja see muuseum tehti hoopiski maa sisse, ehitus käib praegu. Teised skaararhitektid olid solvunud, vaidlustasid ja nad isegi võitsid selle vaide, kuid tellija jäi endal kindlaks. Ütles, et ma ei teadnud, mis on minu ootus enne, kui ma need tingimused kirja panin. Väga oluline on see, et me täidame lõpptarbija ootused ja me ei hoia kinni oma lollidest ja varasematest mõtetest. Teine põhjus on see, et me võtame projekteerimisprotsessi kui lineaarset protsessi. See on väga suur tüüpviga. Ehitamine tõepoolest üldjuhul on lineaarne ja selline oleks ideaalne ehitusgraafik. Sel tingimusel, et projekt on hea ja ei ole mingit üllatusi. Projekteerimine on iteratiivne protsess ja me peame kogu aeg kontrollima, kas me oleme õigel teel, et kas me ostame Pilsnerit või Premiumi, et kas tellija ootused on need, mida me oleme välja mõelnud. Mis juhtus Arukolla taseprojektis oli see, et tehti tööd linnukeste järgi ja jõuti lõpptulemuseni, siis tehti liiklusohutusaudit ja selgus, et ups, meil on asi nihusti läinud. Aga mis me nüüd teeme? Aeg on otsas, raha on otsas, peaksime minema algusele tagasi ja sama viga uuesti tegema. Ei, me vormistame selle ära, sellepärast, et projekt peab lõpuni minema, me peame ehitama, me peame linki lõigama. Ja kolmas suur põhjus on see, et meil on nii-öelda noored, iseseisvad projekteerijad, kes arvavad, et nad on suured meistrid, kuid neil puuduvad kogemused. Anton, minu hea kolleeg, kes oli ka selle Arukolla projekti üks põhiprojekteerijatest, toimetas siin suhteliselt iseseisvalt ja tal ei olnud mentorit, tal ei olnud töögu seda tuge, tal ei olnud kogemusi. Täna töötab ta Rambolis Malmö kontoris ja on tubli noorem insener, aga ta töötab meeskonnas, kus on olemas ka kogemus. Et ma näen siin ka tõsist muret, sest on teada, et lisaks sellele ehitusseaduse, teeseaduse liitmisele ja miksimisele ka need teehoiu tegevusload peaksid ära kaduma, isikulised tegevusload ja asenduma kutseseadusest tuleneva siis kvalifikatsiooniraamistikuga. Ja siin on ka suured ohud, et kui see ei hakka korrektselt tööle või me ei saa piisavalt karme nõudeid sinna, et me jääme siis hätta. Aga ma olin aasta lõpus ühel riigihankete konverentsil, kus soomlased rääkisid sellest, kuidas nad korraldavad innovatsioonihankeid.
rääkisid pika jutu ära ja siis rahva seast tuli küsimus, et vabandage väga, ma ei saanud aru, kuidas see selle kõige odavama tegelikult. Kogu jutt läks täiesti mööda, aga see küsimus tegelikult iseloomustab meie tänast mentaliteeti. Mida kirjeldab ka seesama riigihangete direktiivi eestikeelne tõlge, kus on kogu direktiivi mõte tegelikult kaduma läinud. Ja võib-olla selle ettekande kõige olulisem nõuanne, see otsustuskõver tuleb endale nii-öelda seina peale panna ja endale pähe taguda ja sellest teha järeldused, milline on mõistlik hinnakriteerium majanduslikkuse otsuse osana. Ja soovitus, et kui see ei mahu pähe, siis tuleb leida endale natukene jõukohased väljakutsed. Hangetest avatud hange on kõige läbipaistvam. Avatud hange sobib ainult asjade ostmiseks ja palun ärge kasutage seda teenuste ostmisel ega ka ehitustööde ostmisel. Sellepärast, et ehituses, eriti teedeehituses, ei ole mitte midagi lõplikult määratud enne, kui me oleme lõpptulemust näinud. Oluline on siin protsess ja võtmeisikud nii projekteerimises kui ehitamises ja seda ka tellija poole pealt. Muideks soomlased teevad oma projektijuhtidele psühholoogiatesti. Läheksid võib-olla kiiremini edasi. ID-konkursid. Täna me teede puhul ei kasuta üldse ID-konkursse, aga me valime konsultandi, mille põhjal siis. Me ei teagi, kas tal on üldse ideed, et kuidas seda asja lahendada. Mitmed projektid on täielikult selle nahka läinud, et see konkreetne konsultant on jooksnud lihtsalt ideedega kinni. Meil on need vanad normid, meil on ka patendite projekteerimise juhend, millest oli siin eelneval juttu. See juhend ei näe ette teede staatilist dimensioneerimist. Tänu sellele on meil väga palju nii-öelda ristmike piirkonnas valumeid. Küsimus on, kas me peaksime siis keelama bussidel veokitel seismise, pidurdamise kiirendamise. Samamoodi meie normid ei näe seda, et liikluskeskkonda võiks kavandada ka natuke teistmoodi ja mitte ainult liiklussagedusest lähtuvalt. Tahan öelda seda, et insener peab mõtlema oma peale. Ja meil ei ole vaja selliseid, kes ainult linnukest täidavad ja teevad seda, mis on ette öeldud. Meie normid, nõuded on ajale jalgu jäänud. Täna ehitamine, projekteerimine toimub mudelpõhiselt. 25 aastat tagasi, kui tuli üliõpilane ülikoolist, siis oli tal pliiats ja joonlaud. Täna heal juhul oskab ta AutoCADis 5 põhikäsku, aga eritarkvara ta ei oska. Ja projekte hinnatakse 2D jooniste põhjal, aga ehitustöö käib 3D mudelite põhjal. Tellija nendesse täna üldse ei puutu, järelevalve insenerid ka mitte. Lepingutest juba oli natukene juttu, et lepingud täna on see, et nad ei motiveeri absoluutselt koostööd. Ja kui esimeses ettekandes oli jutt, et me peame rohkem koostööd tegema, siis me peame otsima teistsuguseid lepinguvorme. Ja täna maailmas neid on otsitud, on loodud, on kasutusel, et soovitan neid otsida. Tervikuna on meil vaja sellist visioonil põhinevat poliitikat. Resident otsis sellele ingliskeelsele sõnale vastet. Mina pakkusin sellise sõna nagu kollisioon. Komisjon ei leidnud ühtegi sobivat, aga mulle ikkagi see sõna meeldib. Ma ütlen, et kollisiooni on vaja. Ja tuleb aru saada sellest, et ettevõtjad on avaliku halduse kvaliteedijuhtimissüsteemi osa. Nii nagu siin üks eelnev kõne ütles, et mitte kellelgi ei ole kasulik see, kui ettevõtja läheb pankrotti ja kogu see know-how, mis ettevõttes on tekkinud, läheb raisku. Niisiis, lõpptarbija. Igas meie tegevuses peab olema nii-öelda eesmärk. Õpiks eurooplase moodi mõtlema, siis äkki jõuamegi Euroopasse ja püsitaks need kvaliteedi eesmärgid, funktsionaalse kvaliteedi eesmärgid. Ja see projekteerimine on palju olulisem kui ehitamine. Tegeleme selleks. Süsteem peab võimaldama vigu teha. Nagu öeldi, töötavad inimesed siin, inimesed teevad vigu, aga peab olema võimalus need vigu parandada. See, et me lihtsalt ühe vea asendame teise veaga, ei ole mõistlik. Ja hanked peavad olema ainult väärtuspõhised. Nii, aga siin ma lõpetan, sest aeg on ammu vist otsas. Ja
veel see Lean Management, millest ka Tehnikakõrgkool on väga palju rääkinud, on toimunud siin projektijuhtimispäevad, et rohkem on see olnud nii-öelda üldehituspõhine, aga ka teedeehituses me peame mõtlema igas oma tegevuses, et see, mis me teeme, kas see loob väärtust lõpptarbijale või mitte. Ja kui ta ei loo, siis ärme tee.